Tere! Mina olen Reigo Ahven, olen suur loodusega koos kõlamise ja koos eksisteerimise huviline. Ja täna oleme me siin Suurupis koos Eesti Energia päikesepaneelide ja päikesest energia ammutamise lõpubossiga Mikuga! No tervist! Tervist! Kuule, ma saan aru, et ma hakkan ennast kordama, aga harva ma olen nii südames seda mõelnud kui praegu, et ma olen oodanud seda kohtumist. Super. Et päriselt ka, sellepärast, et tehnoloogia on arenenud sellisesse kohta, kus võib öelda, et nüüd tõesti võib selle investeeringu teha, aga ma ei tea, kas sa oled pannud tähele, sul on endal suusamüts peas, me ei ela kuskil kõrbes, päikest ei ole 23 tundi ööpäevas, et me sellepärast olemegi siin talvel, et küsida, kas Eesti oludes on üldse mõistlik panna päikesepaneelid katusele, kas sellest on midagi tolku, kas ma saan ainult vetsutuld põletada või tegelikult on võib-olla rohkem kasu? Tõesti, siin me oleme meie enda ehitatud süsteemi ees, lihtsalt siin Suurupi majade vahel ja tegelikult me seisame ühe energiaturul osaleja ees, et see samune väike hoone nende paneelidega osaleb selles suures massiivses energiaturul, ta saab sinna müüa, ta saab osta, saab salvestada, aga samas, kui me nüüd siin seisame vaikselt, et isegi ei pane tähele, et siin meie majal või selja taga seisab üks täiesti nii-öelda töötav elektrijaam. Päris lahe. Jah, ja tegelikult isegi praegu sellises pimedas talves ta toodab, aga ma võin siin kohe öelda ära, et see tootlikkus Eestis talvel nendel kuudel, kus siin lumiga maas on tõesti minimaalne. Aga sellegi poolest meil on Eesti tingimustest päikesepaneelid toodavad aastas summaarselt piisavalt palju, et see süsteem ennast ära tasuks. Et päikesepaneelidesse investeerimine ei ole mõistlik ainult see aasta, see on juba olnud mõistlik juba mitmeid aastaid. Ja need, kes selle otsuse on varem vastu võtnud, need on juba siis olnud, ütleme, see aasta Eestis on 15 000 päikeseparki. Ja ütleme, et need 15 000 päikesepargi omanikku on Eestis ainukesed inimesed, kes olid vist õnnelikud selle kõrge elektrihinna üle. Et see on väga positiivne, et kui te tahate olla õnnelikud, siis pange päikesepaneelid ja järgmine päev tuleb hommikul uudis, et täna on rekordhinnaga elektrihind börsil, siis te olete õnnelikud tantsite, sest selle võrra teie tasuvusaeg on lühem. Jah, vaata, täitsa huvitav, et tegelikult on ju kirjutatud raamatuid, lugusid, ma ei tea, tehtud filme sellest, et mis on õnn. Õnn on päikesepaneelid. Täpselt nii. On ju? Et põhimõtteliselt on see ju investeering kõige paremas mõttes, nii loodusesse, autonoomsusse, kui ka lihtsalt toorelt tootlusesse. Ja absoluutselt, ja nagu iga investeering, seda peaks kõigepealt natuke analüüsima, vaata, mis riskid on ja päikesepaneelidesse investeerimine on küllaltki väikse riskiga ja hästi püsiva tootlusega. Ja püsiva tootlusega ligi 30 aasta vältel, mis on selle elektrijaama eluiga. Kõige suurem risk, mis tegelikult juhtuda saab, on see, et energiahinnad täiesti kukuvad alla. See on see, kus enam päikesepaneelidesse võib olla investeering ei ole siis enam nii suure tasuvusega. Nüüd ongi see, et palju me ise usume seda, eks ju. Et tegelikult võime kohe öelda, et eelmine aasta kõrgete elektrihindade juures need tasuvusajad päikeseparkidel läksid poole vähemaks. Üks aasta tegelikult tasus ära ennast juba võrreldes eelnevate aastatega, ütleme, üks aasta oli sama väärne kui 4 aastat kokku. Ja just. Et mida kõrgem on elektrihind, seda kasulikum see päikesepaneelid on. Ja lisaks antud süsteemil on väga hea näide ka see, et me oleme siia juurde lisanud veel aku. Ja akuga on selline huvitav asi, et selle akusüsteemi saame kasutada ka siis, kui isegi päikesepaneelid ei tooda, ehk ka täna talvel see samune süsteem saab salvestada võrgust odavat energiat ja kasutab klient seda siis, kui tal näiteks õhtul koju tuleb. See samune süsteem on meil terve aasta vältel energiaturul osaline ja saab siis oma seda raha ja väärtust kogu aeg iga hetkega tagasi.